Alustuseks kiire ülevaade tutvustus, kes täna teile esinevad ja oma teadmisi jagavad. Minu nimi on Sass Karemäe PwC tehingute nõustamisosakonnast. Meiega on siin täna hommikul ka Raul Ruubel, tehingute nõustamisosakonna juht ja Allar Karu, tehingute nõustamise ekspert. Advokaadibüroost PwC Legal on meiega vandeadvokaat Karin Marosov, auditi poole pealt partner Janno Hermanson. Lisaks on meiega PwC maksunõustamise ekspert Martin Lehtis ja ESG valdkonna ekspert Merili Vares. Kiire ülevaadega, millest me täna täpsemalt räägime, mis teemasid puudutame. Alustuseks anname väga kiire ülevaate meist, PwC, kes me oleme, mida me teeme. Siis räägime natukene turu ülevaatest ehk siis M&A turg Eesti kontekstis. Ja seejärel katame siis M&A tehingut müügitehingu vaatest ja katame ära siis peamised müügitehingu etapid, ettevalmistus, turundus, due diligence ja läbirääkimiste faas. Lõpetuseks katame kiirelt ka ostutehingu protsessi nõustamist ja lõpus on siis ka küsimuste-vastuste voor. Kellel tekib küsimusi, saab siis võite mikri tööle panna ja esitada otse. Võib ka kirjutada chati ja proovime kõik küsimused vastatud saada. Nii, aga alustuseks siis pikalt meil ei peatu, kuna see ei ole tänane peateema, aga mõne sõnaga, kes me oleme ja miks just meie sellest teemast räägime. PwC-l on siis kohalikul turul rohkem kui 25-aastane M&A ehk tehingute nõustamise kogemus. Ja kohalikus regioonis tehingute arvult oleme siis ka kõige rohkem tehinguid nõustanud aasta-aastalt. Selles mõttes kogemus on üsna tugev ja tehinguprotsessis siis katame kõik võimalikke aspekte, alates siis kogu protsessi juhtimisest kui ka due diligence'i katmiseni, väärtuse hindamiseni ja kõik muud aspektid sisuliselt, mis M&A tehinguga kaasas käivad. Ja sissejuhatuseks näitaksin ühte sellist lauset, mida võib kuulda PwC koridorides igapäevaselt, et kui näiteks Raul küsib minu käest, mis on Project Alpha staatus, siis üsna tavaline vastus minu või mõne tiimiliikme poolt oleks, et Project Alphas on LOI sõlmitud, leppisime kokku lockbox struktuuri, homme avaneb VDR ja algab TD. Vendor FTD, TDD ja LDD raportid ning SHA ja SPA draftid on juba üleval. Ma küll enamikke kaameraid teilt ei näe, aga juhul, kui te sellest lausest väga midagi aru ei saanud, siis on hästi, sest et täna me üritame natukene nende terminite tagamaid avada. Et M&A tehing on oma olemuselt üsna kompleksne ja seal on väga palju erinevaid termineid. Paljud on ka inglisekeelsed, mida eesti keelde väga hästi tõlgitud ei ole ja siis kõneldaksegi tihti igapäevaselt lühendite keeles ja palju ka inglisekeelsete terminitega. Ja nii palju veel, et Project Alpha on siis võib-olla mõne projekti koodnimetus. Me kasutame koodnimetusi, kuna M&A tehing oma olemuselt on peaaegu alati konfidentsiaalne kuni üsna viimase hetkeni, seda siis erinevate osapoolte huvide kaitsmiseks. Ja seetõttu me ka siis koodnimesid kasutame nii nõustajate poolel kui ka protsessi osaliste poolelt. Aga loodetavasti siis, kes ei saanud aru nendest terminitest selle valgusest, siis siin selle poolteist tunni lõpuks on juba sellest natuke parem arusaam. Nii, aga järgmisena siis kiire ülevaade, mis toimub tänasel M&A turul Eestis ja seda aitab mul selgitada Allar. Ja, tere hommikust ka minu poolt, et annaksid paar kommentaari nagu turu kohta. Mul on siin ekraani peale võib-olla välja toonud mõned sellised märgisemad tehingud viimased paarit aastat.
võib-olla igat ühte nendest ei kommenteeri, aga peamiselt on siiski välja. Ja võib-olla üldise kommentaarina, et tehingute turg on olnud siin Eestis viimastel aastatel pigem aktiivne ja äärmiselt aktiivne 2020, ütleme sügisest kuni 2021 suve või sügiseni välja, et tingis nagu päris kaks asja, et seal tehingud, mis jäid võib-olla seal koroonatulekuga vajutselt korra seisma, et kõik startisid seal uuesti suvel, sügisel 2020 ja ka kuna see kapitali pakkumine ikkagi turul oli näha, et oli nii suur makrotasandil, siis rahavoog sinna tehingute maailma oli väga tugev. Ja eriti muidugi tingis seda, et Põhja-Euroopas, kus ka deposiitide intressimäärad olid negatiivsed, siis see raha nagu vägisi nagu liikus nagu siia, et see nagu mingit tootust nagu leiaks. Ja ega ka tänaseks võib-olla see turg on natukene raugenud, aga ta on pikaajalisel normaalsel tasandil, et me tehingutena siiamaani nagu näeme. Ja kui nüüd tagasivaatavalt veel, siis need huvitavamad tehingud, et siin 2022 Stockmanni tehing, et sellepärast on huvitav näha, kui selline klassikaline jaekett, mis ei ole online'i nagu väga suutnud ennast kehtestada, on sunnitud ennast likviidsuse tagamiseks enda kinnisvara müüma. Mis siis veel, et maksekeskuse Luminori tehing, selline klassikaline, et pank, kelle liigub sinna fintech nagu maailma, mida me näeme nagu globaalselt on sellega väga palju. Ja siis võib-olla Besteri tehing, et mida nagu iseloomustab selline rohepööre ja energiatulu olukord, jah, mainimaks selle siin, et see tehing tegelikult algas juba pihta ettevalmistamine 2021, et 2022 päris algusest see jõustus, et enne ütleme suurt Ukraina kriisi, siis tegelikult energiahinnad veel nagu nii tugevalt üles läinud, et siis juba see makrovaade ja turuvaade nagu selles suunas oli, et need tehingud seal nagu liiguvad. 21 on võib-olla sellepärast märgiline, et meil olid sellist Eesti kontekstis ka 2 megatehingut, mida iga aasta nagu kindlasti näe, et Fortumi tehing, Graanuli tehing, et sellised väga suured rahvusvahelised tehingud, mida põhimõtteliselt orkestreeriti suurtest finantskeskustest, näiteks nagu Londonist. Ja mis võib-olla veel 21 nagu välja tuua, et me näeme siin Mehilainen ja kvaliteetarstikeskuse tehingut, et võib-olla selline uus trend jälle makrotasandilt või eriti regionaalsel tasandil, et me näeme, et eraraha liigub väga tugevalt tervishoidu. Et me teame, et lisaks Mehilainile on väga tugevalt on seda turgu vaadanud Terveystalo Soomest ja me näeme ka Eestis, et erakapitalt väga tugevalt liigub tervishoiu valdkonda, mis tuleviku kohta räägib seda, et eks me kõik hakkame erameditsiini ennast rohkem tarbima. Ja mis siis veel, et võib-olla, et mainiks, et kuidas meil siin väga turbulentsed ajad on meil hetkel, et meil on ühest kriisist oleme tuleme ja teisest kriisist kindlasti oleme veel, et mis puudutab seda Ukraina sõda, aga tehingute turgu juba puudutab, et me nagu mainisin täna, meil ikkagi tehingute maht on siin täiesti arvestatavalt olemas, isegi üllatuslikult võib-olla kõrgem, kui oleks oodanud. Et selles mõttes võib-olla sellist trendi, et kuhu me liigume, natukene keeruline öelda, et seda volatiilsust ja neid tegurid, mis turgu mõjutab, on väga palju, aga vaatamata sellele siiski turg nagu toimib, et liiga negatiivselt nagu seda tulevikku nagu ei vaataks. Jah, nagu Allar mainis, et siis tuleviku osas aus vastus on see, et mis saab edasi, on väga keeruline öelda. Erinevad kriisid oleme siin läbi elanud, aga jah, meie vaatest iga hetkel tundub, et turg on pigem üsna aktiivne ja reaalsus on see, et tugevad ettevõtted, mis on jätkusuutlikud
hästi kapitaliseeritud, nendele hetkel on endiselt väga tugevalt turgu ja potentsiaalsed ostjad on siis nii kohalikust regioonist, Eestist, Baltikumist kui ka kaugemalt, et Lääne-Euroopast ja veel kaugemalt. Et huvi meie regiooni vastu endiselt püsib ja seda tuleviku tehingute potentsiaali illustreerib ka see, kui palju on hetkel vaba raha turul. Et siin slaidil on siis, oleme välja toonud siis fondide ehk finantsinvestorite saadaoleva kapitali. Kollased kastid näitavad siis olemasolevate fondide juba investeeritud kapitali ja need punakas oranžid kastid näitavad, kui palju on veel nendel fondidel kaasatud kapitali, mis ootab investeerimist. Et siis fondidesse on investorid oma rahad sisse pannud või lubanud anda ja see on siis see kapital, mis tegelikult ootab tootluse teenimist. Et need numbrid on siis eelmise aasta lõpu seisuga. Kindlasti on nendest fondidest mõned investeeringud tehtud, aga suur osa sellest rahast ootab endiselt investeerimist. Et sellest tulenevalt võime eeldada, et siin ka lähitulevikus endiselt aktiivne tehingute turg jätkub. Ja lisaks sellele on turul ka veel strateegiline raha, mis samuti nagu otsib väljundit. Et see ei ole kindlasti kogu pilt. Olgu nii, aga alustame siis, läheme tänase põhiteema juurde. Räägime siis täna M&A tehingutest just nimelt müügitehingu nõustamise vaatest, ehk siis anname ülevaate sellest, milline on meie töö, sest meie töö müügitehingute nõustamisel katab kogu nii-öelda müügitehingu eluiga. Ja alustuseks kiire ülevaade sellest kogu protsessist ajaliselt. Üldjuhul siis müügiprotsess kestab ümmarguselt 6-12 kuud. See sõltub erinevatest asjaoludest, sõltub osapoolte huvist, arvust, aktiivsusest, protsessi keerukusest, tehingu suurusest, aga selline keskmine protsess sinna kuskile 6-12 kuu vahele jääb. Et kui kellelgi on soov näiteks järgneval aastal ettevõtet müüa, siis kindlasti tasub meeles pidada, et kogu protsess ettevalmistus võtab aega, et sellega tuleb arvestada. Aga müügiprotsess jaguneb siis suures pildis 4 etapiks. Algab siis ettevalmistusfaasiga, mis on sisuliselt nõustajate ja müüja ehk selle target ettevõtte poolt selline väga aktiivne tegevus, kus siis valmistatakse ette kõiki tegevusi selleks, et siis potentsiaalse müügitehinguga turule minna. Selles faasis siis peale nõustajate ja müüja enda üldiselt mitte keegi tehingu olemasolust ei tea või selle protsessi olemasolust ei tea. Ja järgneb turundusfaas, millega minnakse siis tehingu protsessiga avalikuks ehk hakatakse seda müüdavat ettevõtet aktiivselt võimalikele ostjatele turundama. Turundusfaas hõlmab siis nõustajate ja müüdava ettevõtte enda poolt ostjatega aktiivset suhtlust. Ja see kestab üldjuhul selline 2-3 kuud, ettevalmistusfaas samuti 2-3 kuud keskmiselt. Turundusfaas lõpeb sellega, et üks või mitu huvilist teevad oma pakkumise ja kui need on tehtud, siis liigutakse edasi due diligence protsessi. Due diligence ehk siis ostetava ettevõtte detailsem analüüs üldjuhul kestab 1-2 kuud. Selle eesmärk on ostjale saada kindlus müüdava ettevõtte finantside ja üldise tausta osas ehk siis, et saada teada, mida ostetakse. Ja due diligence faasi lõpuks tehakse siis juba ostja poolt siduv pakkumine ja hakatakse läbi rääkima tehingudokumente. Ja kõigist etappidest räägime siin täna juba õige pea ka detailsemalt ja avame erinevaid protsesse ja suuremaid aspekte igas etapis. Aga rõhutan ära, et siin slaidi peal on all legendis on toodud, et millised osakonnad või nõustajad on siis erinevates protsessides tehinguga seotud. Ja siit joonistub välja see, et advisory
kes on siis üldjuhul finantsnõustajad, aga üldjuhul kogu tehingu sellised lead advisorid, nemad on protsessiga seotud kogu tehingu vältel. Maksunõustajad, enamasti nende suurem roll on ettevalmistusfaasis, et kõikvõimalikud maksuaspektid üle käsitleda ja siis ka mingil määral turunduse due diligence faasis on see toetus jooksvates küsimustes. Juristid, legal samuti tegelikult seotud protsessiga kogu protsessi vältel, kuigi nende kõige suurem panus tuleb just nimelt lõpus läbirääkimiste faasis. Finants- ja auditi nõustajate toetus tuleb pigem ettevalmistusfaasis ja siis ettevõtte enda juhtkond ja töötajad, nemad samuti seotud kogu protsessi vältel, aga kõige rohkem on nende tuge vaja siis ettevalmistusfaasis ja due diligence'i protsessis. Nii, aga nüüd räägime siis juba ettevalmistusfaasist ka pikemalt ja detailsemalt. Ettevalmistusfaasi enda eesmärk on siis paika seada tehingu ja ettevõtte müügistrateegia ja samuti tehingu struktuur ja nagu mainisin, siis koostada müügimaterjalid kui kõikvõimalikud muud tehingudokumendid. Et ma esimesena katan siis advisory poole pealt. Ettevalmistusfaasis oluline aspekt on strateegia kaardistamine, kuidas see protsess välja näeb, mismoodi me ettevõtet müüma hakkame. Samuti struktureerimine ehk kogu tehingu struktureerimine, vajadusel on vaja teha näiteks carve-out, kui mingisugune osa ettevõttest ei ole müügiks. Väga suur osa ettevalmistusfaasist hõlmab materjalide kogumist, finantsdokumendid ning erinevad taustainfo, mille põhjal siis turundusmaterjali koostada. Ja samuti algab potentsiaalsete investorite kaardistamine. See on siis äärmiselt oluline samm selleks, et oleks neid ettevõtteid, kellele siis targetit turundada. See on siis esimese kuu tegevused ja nagu mainisin, siis advisory on peamine nõustaja ettevalmistusfaasis, et teistel nõustajatel on esimese kuu vältel tegevusi natuke vähem, aga kolmas kuu siis selle ettevalmistusfaasist on see, kus juba tulevad mängu teised nõustajad. Advisory poole pealt algab turundusmaterjalide koostamine, information memorandum ja teaser, samuti vajadusel Power BI dashboard, üldjuhul koostame mingisuguse finantsmudeli ja prognoosi ettevõttele ja vajadusel ja kliendi soovi korral siis ka vendor FTD ehk see on siis müüjapoolne due diligence, aga sellest detailsemalt räägime juba õige pea. Ja nüüd maksupoole tegevus ettevalmistusfaasis aitab katta Martin. Nii, tere hommikust. Maksupoole pealt ma tegelikult väga pikalt sisus ei peatu, aga 3 põhilist teemavaldkonda, millega me M&A protsessis oleme kokku puutunud, kus on peamised riskikohad või siis ka võimalused. Nendeks on holdingute kasutamine struktuuris, õiguste kajastamine ja tegelikult peaks tähelepanu pöörama maksupoolele olukorras, kus on mängus ka kinnisvara. Holdingute kasutamine suures pildis jaguneb kahe näite vahel. Esimene näide see, et kui ma näiteks ise oman osalust ettevõttes, mida ma soovin müüa, siis mõistlik oleks kasutada müügimomendil holdingut, sest et kui ma ei soovi saadud raha eratarbimisse kasutusse võtta, siis luues holdingu vahele saan ma selle raha holdingusse, kust reinvesteerides ma midagi maksma ei pea, ehk siis maksukohustus tekib alles olukorras, kus ma selle raha holdingust tarbimisse võtan. Tõenäoliselt see on kõigile teada, riik on omalt poolt seda püüdnud vahepeal ka natukene muuta, siiamaani ebaõnnestunult, ehk siis jätkuvalt teatud riigikohtu lahendid kehtivad ja neid holdinguid enne müüke kasutada ja asutada võib.
Teine näide, millele võib-olla paljud tihtipeale ei mõtle, on see, et olukorras, kus ma ei oma mitte füüsilise isikuna osalust, mida ma soovin müüa, vaid see osalus juba ongi teatud holdingute või ka ettevõtete all, siis teatud struktuurides on siiski mõttekas täiendavaid holdinguid luua, sest et see võib tekitada võib-olla vale sõna, aga luua sellise eelise maksunduslikult, mis võib olla ühelt poolt kasutatav vanadele omanikele, aga teiselt poolt võib luua ka väga hea müügiargumendi, et olukorras, kus näiteks ütleme, et meil on 10 miljoni pealt maksueelis, ehk siis kui me muidu peaksime 10 miljonit ära maksustama, Eestis tekib selle pealt 2,5 miljonit tulumaksu. Kui me suudame selle ära hoida, siis tegelikult on see ostjale ka väga hea müügiargument, et tõenäoliselt on ostja võimeline või ka soov selle eest natukene lisa maksta. Nüüd, kuidas need osalused holdingute alla satuvad, et füüsiliste isikute puhul mitterahalist sissemaksed suure tõenäosusega on kasutatavad, aga ka äriühingute puhul ühinemised, jagunemised, mis viib meid tegelikult selle teise punktini siin, et õiguste kajastamine, et tihtipeale, eriti ühinemiste, jagunemiste puhul ununeb paratamatult millegipärast ära see, et teatud õigused on kajastatud DST-l. DST on siis nii-öelda tulumaksu ja sotsiaalmaksu deklaratsioon, mida ettevõtted peavad täitma. Et seal on teatud õigused, mis tuleks ühinemiste, jagunemiste, aga ka sissemaksete puhul kindlasti üle vaadata, et need oleks korrektselt kajastatud, sest kui jääb midagi maha, kui omanikud muutuvad, võib minna midagi natukene valesti ja siis on paksu pahandust, võib-olla ka klattimist liigali poole pealt, et kes mis õigust nende kasutada saab ja kellele mis õigus kehtib. Ehk siis õiguste kajastamine nii ühinemiste, jagunemiste puhul kui ka sissemaksete puhul peaks veenduma, et kõik oleks korrektne. Ja viimane valdkond, mida ma sooviksin esile tõsta, on kinnisvara, eriti kui tehakse kinnisvara carve-out. Kinnisvaraga on selline lugu, et maksunduslikult on kinnisvara erisätetega reguleeritud ja see erisäte igas riigis tähendab sisuliselt seda, et maksuõigus või nii-öelda maksustamise õigus on antud riigile, kus see kinnisvara asub. Näiteks olukord, kui Eesti ettevõtte all on Läti või Leedu kinnisvara, seda võib omada nii otse, võib omada ka läbi kinnisvara siis äriühingu. Kinnisvara äriühing muuseas on maksu mõttes selline äriühing, kus üle 50% ettevõtte varadest on kinnisvara. Ja sellistel juhtudel näitena, kus on siis Läti ja Leedu kinnisvara Eesti ettevõtte all, on selle kinnisvara maksustamise õigus antud Lätile ja Leedule ja sellele tuleks hoolikalt tähelepanu pöörata, sest et maksu nii-öelda lepingute mõttes on võõrandamine ka nii-öelda grupisisene struktureerimine, mis tõttu näiteks ühinemiste, jagunemiste kaudu, kui ettevõtte omanikud muutuvad, siis tegelikult see võib tekitada ka maksundusliku olukorra, et peab teatud juhtudel tulumaksu maksma. Mis kindlasti on ka olukord ka sellisel juhul, kui tulebki uus ostja, ostab ettevõtte ära ja sel juhul siis nii-öelda teenitud kasum on kinnisvara puhul nendes riikides maksustatav. Ja siin on veel slaidil eraldi vendor tax due diligence toodud, et see on nii-öelda tavapärane tegevus, kus me toome riskid ja teatud juhtudel ka võimalused välja olenevalt tööskoobist. Ja nüüd ma arvan, et on Legali kord. Jah, Legali poole pealt siis mainin ära, et advokaatide roll ettevalmistusfaasis on ka pigem selline toetav ja protsessis ettevalmistamine, ehk siis samamoodi nagu advisoris toimub materjalide kogumine ja
vajadusel siis ka vendor ehk müüjapoolne LDD. Samuti siis process letteri, mis on siis potentsiaalsete ostjatele saadetav protsessi kirjeldus, selle ettevalmistamine ja NDA ehk non-disclosure agreement ehk konfidentsiaalsusleppe koostamine, mis on siis oluline turundusfaasis ostjatele saata. Nii, aga nagu mainisin, ettevalmistusfaasis on siis finants ja raamatupidamise nõustajate suurem roll aeg-ajalt vajalik, nii et sellest räägib meil juba pikemalt Janno. Ja tänud SAS ja tere hommikust ka minu poolt, et kui SAS juhatas mind sisse kui audiitorit, siis ma üritan ikkagi keskenduda rohkem finantsaruandluse poolele ja esimene punkt, millest ma rääkida tahaksin, on siis IPO readiness, kuigi ma ei rõhutaks siin seda 3 tähte initial public offering ehk et IPO-t, vaid pigem ma võrdleksin seda paralleeliga, et kui tippsportlane selleks, et teha olümpial hea tulemus, et siis ta kaasab treeneri aastaid varem, mitte et ei hakka ise treenima omal käel 2 nädalat enne tiitlivõistlust ja siis on tõenäosus väike, et saavutatakse parim võimalik tulemus. Vaid selle readiness seal ma pean silmas nii tegelikult nii börsile minekut kui ka suuremate ettevõtete puhul sellist valmisolekut ettevõtet müüa või siis aktsiaid tõepoolest börsil noteerida. Ja see oleks tõepoolest siis selline nagu diagnostika, mille käigus väline nõustaja kaasatakse just finantsaruandluse poole pealt ja selleks, et anda hinnang ettevõtte finantsvõimekusele ja sisekontrollidele. Ehk et kui efektiivne on müüdava ettevõtte finantsfunktsioon, milliseks kuupäevaks näiteks on ettevõtte suuteline ettevõtte finantstulemuse sulgema ja millise kvaliteediga see toimub. Ehk et sellise töö tulemina väline nõustaja siis annab teile soovitused protsessi parendamiseks ja kui tõepoolest selle tulemusena müüja siis otsustab oma finantsmeeskonda treenida ja protsessid parandada, siis tegelikult finantsfunktsiooni parendamine on üks osa, mis võimaldab kaasa minna siis kas siis täiendava börsiregulatsioonidest tulenevate nõuetega või tegelikult muudab selle ettevõtte ühtpidi atraktiivsemaks ka investori või ostja poole pealt. Järgmise punktina tahaksin rääkida võtmemõõdikutest, et iseenesest ka tegelikult see võtmemõõdikute pool võiks olla fookuses oluliselt varem kui 2. või 3. kuul tehingu müügifaasis, millest kui SAS neid faasideks meil jagab. Ja siin tasub läbi mõelda, et millised arvestuspõhimõtted on müüdaval ettevõttel raamatupidamisel kasutusel, kas need on täna optimeeritud või tasub kaaluda ka erinevaid alternatiivseid võimalusi, mida arvestusraamistik, et me arvestusraamistiku peal peame silmas siis kas Eesti kaapi või peame silmas üldiselt rahvusvahelist finantsaruandlusstandardit IFRS, et milliseid võimalusi see täna avaldab ja omab ettevõttele. Ja need tulemused võivad olla tõepoolest vägagi erinevad, et kui me räägime, ma ei taha detailidesse siin minna, aga kui me räägime näiteks kasutusrendilepingute kajastamisest, siis puhtalt ka Eesti finantsaruandluse standard võimaldab täna rentniku bilansis kajastada neid varasid ja kohustusi, mis muudab bilansi oluliselt suuremaks, võib-olla ka atraktiivsemaks ja kindlasti omab mõju ettevõtte EBITDA tulemusele ja teatavasti EBITDA võib olla üks mõjureid siis ettevõtte müügihinna määramiseks. Ja tõepoolest tasub siis mõelda nendest arvestusraamistikest tulenevatele võimalustele nii selle konkreetse standardi raames, kui tegelikult tasub võib-olla ka kaaluda üleminekut, et kas tõesti tasuks mõelda näiteks, kui ettevõte on kasutanud seni Eesti arvestusraamistikku, et minna üle IFRS-ile, et lähtuvalt siis sellest, et milline võiks selle ettevõtte müügiprognoos olla ja kes siis võiksid olla tegelikult selle ettevõtte potentsiaalsed ostuhuvilised, et kui ikkagi soovitakse müüa ettevõtet, kus potentsiaalne ostja asub väljaspool Eestit ja kasutab IFRS-i põhimõtteid, siis oleks loogiline juba selles ettevalmistusfaasis tegelikult kaaluda üleminekut IFRS-ile. Ja kui me räägimegi näiteks IPO-dest, siis IPO-de puhul ongi juba kohustuslik Euroopa Liidu börsil aktsiate või väärtpaberite noteerimisel minna üle IFRS-ile ja ka tegelikult siis üleminek IFRS-ile võib omakorda tegelikult olla võimalus erinevateks arvestuspõhimõtete valikuks, et näiteks IFRS-ile üleminek pakub võimalust ümber hinnata põhivarasid turuväärtusele ühekordselt
ja ka hiljem kajastada põhivarasid ümberhindluse meetodil, mis jällegi omab päris arvestatavat mõju ettevõtte omakapitalile. Aga erinevusi on tegelikult paljudes teisteski valdkondades ja siin ma lihtsalt detaili rohkem ei taha minna. Järgmise punktina on oluline kindlasti lisaks, et juriidiliselt see struktuur ratsionaliseerida ja Martin peatus ka nendel maksunduslikul võimalustel, aga siin ma soovitan kindlasti mitte unustada ka finantsaruandluse osa. Tavapärane viga, mida mina siin 15+ aasta jooksul olles töötanud audiitori ja finantsnõustajana, näen seda, et tehing on juba vormistatud, aga sellega sulguvad mitmed uksed juba selleks hilisemaks tõlgendamiseks. Ehk et kui on valitud vorm, siis seda hiljem enam sageli muuta ei saa ja piirid on juba ees. Aga tasub mõelda sellele ette ja müügieelse sisemise ümberkorralduse puhul tekivad tõesti erinevad lahendused, millel on finantsaruandluses ka hoopis teine erinev käsitlus, et kas me tõesti näiteks eraldame ettevõtte, kui me eraldame ettevõtet, kas ta jääb edasi tütarettevõtteks või ta liigub üldse kontsernist välja, kas meil toimub ettevõtte müügitehing, toimub jagunemine, toimub mitterahaline sissemakse või muu tehing, et neil igal tegelikult on erinevad tagajärjed siis uue ettevõtte finantsaruandluses ja tegelikult ka jaguneva või müüja finantsaruandluses. Olenevalt sellest jälle, millist tulemust soovitakse saavutada, tasub sellele struktureerimisele mõelda juba tegelikult algfaasis. Eraldi punkt on carve-out, et sellel ka lühidalt rääkisime, aga siin ka võib tuua näitena, et kui ettevõttel A näiteks on olnud varasemalt 2 põhilist äritegevust, tegevus 1 ja tegevus 2 ja restruktureerimise käigus soovitakse näiteks müüa ainult tegevus 2, siis mõeldes selle peale, et see äritegevus 2, see eraldi ettevõte ei ole mitte kunagi varem koostanud mitte ühtegi finantsaruannet, aga nüüd võiks potentsiaalsel investoril olla huvi mitte ainult käesoleva aasta finantstulemuste osas, kui ka tegelikult minna minevikku, aga teades, et see struktureerimine leidis aset just nüüd, siis mineviku aruandeid lihtsalt ei ole olemas, aga kuidas tuletada siis sellest ettevõttest A jaguneva näiteks äritegevuse 2 kohane finantsaruandlus, et selle kohta reegleid on tegelikult väga vähe, aga samas need peaksid olema usaldusväärsed ja siin tihtipeale just tuleb kasuks välise nõustaja kaasamine, kes on sarnaseid aruandeid varasemalt näinud. Ja siis võib-olla viimase punktina siit praegu minu poolt, et kas siis IPO-de puhul või ka suuremate müükide korral võivad rahastajad või siis ka börsiregulatsioon taaskord nõuda, et aruanded oleksid tagasiulatuvalt ka auditeeritud, et see pakuks siis tõepoolest jälle täiendavat kindlustunnet ostjale või siis noteerimiste puhul aktsiate omandajatele jällegi ja see võib sisaldada siis nii finantsaruandluse osa, kui tegelikult see aruanne võib omas sisaldada kestlikkusaruannet ESG poole pealt, millest ka Merili meile natuke hiljem räägib, aga tõepoolest tasub lisaks sellele finantsaruandlusele kaaluda ka juba välisaudiitori kaasamist. Minu poole pealt praegu kõik, nii et Sass, ole hea. Aitäh! Nii, Martin ja Janno andsid juba üsna detailse ülevaate siis erinevatest maksu- ja finantsaruandluse aspektidest, mida ettevalmistusfaasis käsitletakse üldjuhul. Avame nüüd natuke detailsemalt ka siis meie osakonna ehk advisori poole pealt, mis tegevus ettevalmistusfaas hõlmab. Ja üks esimesi ja üks olulisemaid aspekte, mis tuleks üldjuhul kohe tehinguprotsessi alguses valida, oleks mismoodi või millise strateegiaga seda tehinguprotsessi teha. Ehk siis kui paljudele võimalikele ostjatele seda investeerimisvõimalust turundada. Siin on siis sisuliselt 3 varianti. Üks variant on rääkida ühe võimaliku ostjaga läbi üks ühele, ehk siis see on selline kahepoolne protsess, ostja ja müüja. Ja on võimalik korraldada oksjon, mis tähendab siis suunata see turundus 2 või rohkemale ostjale, et on võimalik teha selline limiteeritud oksjon, mis üldjuhul on selline 2–5 ostjat, kellega suhelda, või siis täiemahuline oksjoniprotsess, mis juba hõlmab 5–10 või rohkem võimalikku ostjat.
Et te näete siin, need protsessid on asetatud ka skaalale, mis siis näitab seda, et sõltuvalt valitud protsessist on nii-öelda protsessi paindlikkus ja teiselt poolt ka konfidentsiaalsus sõltub sellest, milline protsess valida. Ja teiselt poolelt siis konkurents. Et mida rohkem on osapooli, seda suurem on konkurents nende vahel, mis siis suurendab tõenäosust kõrgema hinnapakkumise või paremate tingimuste saavutamiseks müüja poole pealt. Aga samas, mida vähem on need ostjad, seda suurem on konfidentsiaalsus. Ehk siis üldjuhul on tehingu osapooltele, nagu enne mainitud, äärmiselt oluline, et see tehingu olemasolu jääks konfidentsiaalseks, sest ei taheta, et näiteks tarnijad või kliendid saaksid teada, et mingid võimalikud suured muutused on tulemas ja võib-olla sellest ära ehmataksid. Nii et siis sõltuvalt seda, mida rohkem väärtustavad, kas on hästi oluline, et see tehing jääks konfidentsiaalseks ja oleks võimalikult paindlik või on oluline siis suurendada konkurentsi ja saavutada paremat hinda. See kahepoolne protsess tihti tekib natukene loomulikul teel, et näiteks kui müüja üldse ise ei soovi müüa, aga tuleb ukse taha siis mõni potentsiaalne ostja, kes tahaks ära osta, siis juba loomulikult tekibki selline kahepoolne protsess, kus hakatakse omavahel läbi rääkima. Meie omalt poolt soovitame alati kahepoolset protsessi vältida, sest et kohe, kui on vastas ainult üks osapool, siis kaob ära see võimalus protsessi väga efektiivselt juhtidest, et on ainult üks vastaspool, kes saab soovi korral venitada, ei pruugi teha oma kõige kõrgemat pakkumist, on väga vähe hoobasid, millega seal saavutada soovitud tingimusi ja läbirääkimistel oma tahet natuke peale suruda. Oksjoni protsess võimaldab seda oluliselt rohkem, et oleme ise näinud, kui on mitu huvitatud osapoolt, siis need hinnapakkumised tahes tahtmata lähevad siiski kõrgemaks, kui need ostjapooled ise tunnetavad aktiivselt seda konkurentsi. Ja konfidentsiaalsus rõhutaks ka, et seda ikkagi meie omalt poolt väga tugevalt tehingut juhtides rõhume sellele, et ka siis, kui on mitu osapoolt, siiski see tehingu olemasolu jääks konfidentsiaalseks, sõlmitakse kõigi osapooltega konfidentsiaalsuslepingud, igal pool on juures disclaimerid, et tehingu olemasolu ja ka protsessi olemasolu peab jääma saladuseks. Aga see on siis üks oluline samm, mis on üsna alguses vaja müüjal otsustada. Ja nagu enne öeldud, siis ettevalmistusfaasis advisori poole pealt toimub siis materjalide kogumine. Et see liiga pikalt siin ei peatu, aga sisuliselt üldjuhul meie esitame sellise request listi kõikidest andmetest, mida me müüjalt sooviksime. Samuti saame kasutada oma rahvusvahelise võrgustiku teadmisi, raporteid, uurimustöid ja siis lihtsalt turuinfo kogume siis erinevatest allikadest kokku võimalikult suure andmebaasi sellistest tehinguga seotud teadmistest ja selle põhjal siis aitame kliendil ehk müüjal kaardistada kogu nii ettevõtte tulevikustrateegia ehk siis mida ostjatele müüa, kui ka kogu selle protsessi strateegia ja tehingustruktuur. Ja nagu enne mainitud, siis paralleelselt alustame investorite long listi ehk ostjate sellise nimekirja koostamisega, et esimene eesmärk on välja mõelda põhimõtteliselt kõik rohkem ja vähem olulised ostjad, et siis nende hulgast valida need, kellele seda investeerimisvõimalust turundada ja sõltuvalt siis valitud strateegiast, kas siis ühele või mõnele üksikule või siis juba laiemale hulgale investoritele. Ning siis selle kogutud andmete eesmärk on siis turundusmaterjalide koostamine. Turundusmaterjalid üldjuhul on siis selline lühikene diiser, mis saadetakse esimesele investoritele välja ja pikem information memorandum ehk IM-iks kutsutakse tihti, mis on siis juba selline väga pikk ja põhjalik dokument, mis katab ettevõtte strateegiat,
finants, peamiseid nii-öelda drivereid, mis seda senist ja ka tulevast kasvu peaksid põhjustama. Ja sisuliselt on eesmärk anda ülevaade üleüldisest tehingu atraktiivsusest ja sellisest peamistest põhjustest, miks keegi peaks sellesse ettevõttesse investeerima. Et eesmärk on anda siis väga hea ülevaade kogu ettevõttest ja sellega seonduvast. Ja nagu enne mainitud, siis üks kliendi valik on siis selline müüjapoolne due diligence, mida tihti ka rakendame, et siinkohal siis Raul annab ülevaate finantspoolest ja siis Karin ka legal due diligence'ist. Jah, tere hommikust ka minu poolt, et mõne sõnaga siis müüjapoolsest due diligence'ist, et miks peaks müüja üldse kaaluma enda poolt tellida siis due diligence'i läbiviimist. Eelkõige võimaldab see efektiivsemat protsessi, et see võimaldab juhtkonnal aega kokku hoida ja ka kogu protsessi kiiremini läbi viia. Eelkõige on see relevantne oksjoniprotsessi käigus, et kui on üks-ühele läbirääkimised, siis sealt nii suurt ajalist võitu võib-olla ei tule, aga kui me räägime ikkagi oksjoniprotsessist, kus on võib-olla 3-5 osapoolt esmaste pakkumuste pealt selekteeritud, kellele siis antakse võimalus ettevõtte due diligence'i teha. Ja kui need, oletame, et näiteks 4 investorit tulevad ettevõtet delegeerima, iga investor tahab läbi viia finants, maksu ja juriidilise DD, siis tähendab, et sellise 1-2 kuu perioodi jooksul on ettevõttes 12 eri meeskonda, kes siis kõik delegeerivad ühte ettevõtet, mis tähendab, et selle 1-2 kuu perioodi jooksul tegelikult nagu ettevõtte tegevust on väga raske mõistlikult siis ikkagi edasi juhtida või piisavalt sinna nii-öelda aega allokeerida. Et just nendel kaalutlustel peamiselt müüjapoolset due diligence'i kaalutakse, et see võimaldab alustada selle due diligence'iga juba ettevalmistusfaasis. Sul on vastas üks osapool, nii maksu juriidilise kui maksu poole pealt, kes siis koostab aruande, mida saavad siis hiljem kõik investorid sellest due diligence'i etapis analüüsida. Lisaks olulised aspektid sellest VDD-st on, et see annab parema kontrolli protsessi ja teabe üle, ehk et kaob ära informatsiooni asümmeetria aspekt vale nurga alt, et kui ostja pool teeb due diligence'i, siis kipub nii olema, et tema saab lõpuks parem ülevaate, et mis need riskid ja ohud siis seal ettevõttes ikkagi peidus on. Et küll omanikud teavad oma ettevõtet ja tegevjuht teab oma ettevõtet väga hästi, aga te ei pruugi nagu kõiki maksu ja juriidilisi riske ära ise tabada ilma, et valdkonna eksperdid oleks sinna analüüsi peale teinud. Ja just, et vältimaks sellist informatsiooni asümmeetriat, siis see VDD toimib ka selles kontekstis väga hästi. Ja väga oluline on ka see, et see võimaldab tegelikult riske tuvastada juba varajases staadiumis ja nendega siis, või neid siis adresseerida selleks hetkeks, kui on müügitehingu, ostu-müügilepingu sõlmimine, et siis oleks juba nende aspektidega tegeletud. Ja samamoodi annab siis kindluse andmete kvaliteedi osas, et kui seal VDD tiim on juba üle käinud, et siis on veendutud ka selles, et see andmestik on piisavalt informatiivne, et seda kannatab siis hiljem sinna andmeruumi üles laadida ka ostja poole peale. Ja ostja poolelt kasu, et tema saab objektiivselt finantsmaksu ja juriidilise teave, muuhulgas siis ülevaate ettevõtte riskidest ja mille pealt tal on siis võimalik juba otsuseid teha. Ja see on ka ostjale samamoodi võimaldab kiiremat protsessi ja loomulikult ka kulude kokkuhoidu. Ega üldjuhul investorid väga hea meelega oksjoniprotsessi, kus on 5 osapoolt vastasega, hea meelega neid suuri kulutusi DD-le ette ei võeta, et kuna tõenäoliselt sina osutud
lõpuks siis selleks valitud investoriks on 20%, et kui ei osutu, siis on lisaks ajakulule ka rahaline kulu, mis selle protsessiga kaasneb, et seda aitab ka siis VDD parandada, et kulude optimeerimist võimaldada siis ostja poole pealt. Ja Karin annab siis legal aspektidest mõne sõnaga ülevaate. Jah, tere ka minu poolt. Et juriidilisest aspektist on mõistagi samuti oluline roll VDD-l riskide etteulatuv tuvastamine ja nende riskide tuvastamine, mida siis ka potentsiaalne ostja peaks kas puudusteks või asjaoludest, mis tuleks nagu enne tehingu lõpuleviimist korda teha. Et see võimaldab siis müüjal juba ettevalmistavas faasis korrastada lepingudokumente, veenduda, et võtmeklientidega, tarnijatega, töötajatega, juhtkonnaga on vormistatud korrektsed lepingud. Eriti tehnoloogiaettevõtete puhul on oluline, et arendamisega seotud intellektuaalomandi õigused kuuluksid müüdavale äriühingule ja et seda kajastaksid ka arendajatega sõlmitud lepingud. Ja samuti on võimalik siis korrastada sisemisi dokumente, tavapäraselt kõik andmekaitsega seonduv, mis ilmselt 99% ostjapoolse due diligence'i käigus selgub, et siiski päris korras ei ole. Ja mis on just juriidilisest aspektist oluline, et mida tähendab VDD raporti avalikustamine ostjale. Et võlaõigusseadusest tuleneb ka müüjale kohustus teavitada ostjat lepingueelsete läbirääkimiste käigus ja nendest asjaoludest, mille osas on ostjal olemas äratuntav oluline huvi. Ja VDD raportis toodud asjaolude avalikustamine just seda eesmärki kannabki, mis omakorda siis võimaldab müüjal piirata või isegi lausa välistada enda vastutus avalikustatud asjaolude osas, et need asjaolud, millest ostja siis teadis läbi VDD raporti avalikustamise, on puudused või riskid, mille eest müüja hiljem enam ei vastuta, juhul kui ei ole muidugi lepingudokumentides mingisuguseid erisusi ette nähtud. Et see on siis juriidilise poole pealt olulised nüansid. Ja lisaks, mis puudutab kõiki neid DD stream, maks, juriidika, finants, et see on tegelikult teile ka väga oluline sisend ilmselt SPA esimese drafti koostamisel, et kui teie juba teate, mis need riskid on, siis on seda esimest versiooni nende najalt oluliselt hõlpsam nagu kokku panna. Aga viimastel aastatel on järjest rohkem tähelepanu saanud ka ESG aspektid, et selleks, et ESG-d rohkem avada, kutsun Merile siia, kes on meie ESG valdkonna juht ja ekspert. Ja, aitäh sulle, Raul. Tere ka minu poolt, nii nagu sa äsja alguses tabavalt ütles, et tugevatele ja jätkusuutlikele ettevõtetele on endiselt turgu. Aga jätkusuutlikkus mõistena on väga palju viimaste aastatega muutunud. Et kui varem me rääkisime peamiselt finantsjätkusuutlikkusest ja analüüsisime finantsandmeid, siis mõningatel juhtudel ka keskkonna aspekte on ette tulnud varasemate tehingute puhul. Siis nüüd järjest rohkem saavad tehingutes tähelepanu keskkonna ja sotsiaalsed teemad ja samuti juhtimine ehk siis see sama lühend ES ja G. Mis on ESG due diligence'i eesmärk, kui seda teha, ükskõik kas siis ostja või müüja initsiatiivil, on veenduda, et kahe osapoole põhiväärtused ühtivad ja seal taustal oleks tagatud regulatiivne vastavus, et kui see eelnevalt mainitud riski hindamine, et siis väga oluline aspekt on ka see, et kõik regulatiivsed riskid, mis puudutavad looduskeskkonda ja sotsiaalset keskkonda ehk näiteks ühiskonda, oleksid maandatud.
mida siis ESG due diligence'i raames analüüsitakse, et võetakse iga komponent ES ja G tükkideks ja lahatakse läbi. Näitena keskkonnateemade all on võimalik analüüsida kliimaneutraalsuse aspekte, kas ettevõte on võtnud endale kohustusi või andnud lubadusi olla teatud ajaks kliimaneutraalne. Millised võivad olla ettevõtte tegevusega seotud kliimariskid, kuidas nad on maandatud, kui intensiivne on ettevõtte tegevus, kui palju tarbitakse erinevaid looduslikke materjale, vett, milline on jäätmeprofiil, kas ettevõte on ringmajandav või mitte. Seda kõike saab keskkonna aspektide all analüüsida. Sotsiaalsete teemade puhul leiab enim tähelepanu töötajate heaolu, turvalisus, aga ka kõike erinevaid sotsiaalseid huvigruppe puudutavad teemad, et kuidas on tagatud näiteks investorite huvide kaitse, arvesse võtmine, milline on meediaga suhtlus, kuidas tehakse koostööd valitsusega, kogukonnaga. Kõiki neid erinevaid teemasid saab sotsiaalsete teemade all analüüsida. Ja valitsemise teema on võib-olla täna juba kõige rohkem tähelepanu saanud ja päris mitmed aspektid saavad ka legal due diligence'i raames kaetud, et kuidas on ettevõttes juhitud riskid, milline on ettevõtte juhtimiskultuur, milline on juhtimisstruktuur, mitmetasandiline, kas ta on siis nii-öelda single governance või on tal mitu juhtimiskeha ja kindlasti kõik ärieetikat puudutavad küsimused. Tahtsin tuua paar näidet, et mida ESG due diligence'i raames oleks võimalik või mõistlik hinnata. Et esimene näide on selline väga suhteliselt pealiskaudne sissevaade ettevõtte tegevusse ja seal hinnatakse või analüüsitakse puhtalt avalikult kättesaadavat informatsiooni. Ei minda süvitsi ettevõtte tegevustesse ja seda on võimalik teha täiesti nii-öelda remotely kaugelt. Vaadatakse, millist infot on ettevõtte enda kohta avalikult aruandes kirjutanud, nagu Janno mainis, et tegelikult ESG aruandel on tulenevalt kestlikkuse aruandluse, tulevasest kestlikkuse aruandluse standardist ja erinevatest regulatiivsetest nõuetest tulevikus järjest suurem roll ja tähelepanu. Ja selles nii-öelda väga light versioonis analüüsitaksegi puhtalt kogu seda informatsiooni, mis on avalikult kättesaadav. Milline on strateegiline vaade, kas seal avalikus käsitluses on puudusi, kas on midagi jäetud raporteerimata, avalikustamata, kas see informatsioon, mida ettevõtte enda kohta on esitanud, on selge, arusaadav ja piisav. Teine näide võiks olla see, kuidas on võimalik ühe ettevõtte kohta koostada suhteliselt spetsiifiline ESG riskiprofiil. Ja mida see riskiprofiil tähendab, et tuleks analüüsida ettevõtet tulenevalt tema asukohast, suurusest, mis sektoris ta tegutseb, kes on ettevõtte peamised huvigrupid, milline on tema tarneahel, kas kohalik, globaalne ja selle informatsiooni baasil panna kirja kõik olulisemad ESG-ga seotud riskid. Mida see profiil annab, ta võimaldabki hinnata, et kas ühtepidi need riskid on potentsiaalse ostja poolt aktsepteeritavad ja täpselt samamoodi, et kas see võib tuua kaasa tulevikus, kas need riskid võivad tuua kaasa tulevikus täiendavaid kulutusi, ärimudeli olulist muutmist ja teisi selliseid aspekte. Et hästi oluline on siinkohal ka tehinguga seotud üleminekuriski hindamine, et mida tähendab ettevõtte varade, ettevõtte tegevuse üleminek teisele ettevõttele ja seda siis keskkonna ja sotsiaalsetest aspektidest tulenevalt.
on võimalik teha ka väga spetsiifilist ettevõtte riskide analüüsi. Siin slaidil ma olen välja toonud, et kuidas teha näiteks kliimamõju riskianalüüsi, et see protsess näeks välja enam-vähem selline, et kui ettevõte on teinud ära oma kliimamõju hindamise, skoopides näiteks ÜSKAS3, mõjualas ÜSKAS3, et siis on võimalik üle vaadata, et kuidas seda hindamist on tehtud, kas see on tehtud vastavalt standarditele ja nii-öelda õigesti, anda hinnangut protsessile ja tulemustele. On võimalik hinnata ka, millised tulevased kohustused kaasnevad näiteks seoses kliimamõjuga, ettevõtte kliimamõjuga, kui see kliimamõju peaks olema suur näiteks. Ja samuti saab analüüsida, kas me juba täna rakendame meetmeid kliimamõju vähendamiseks või on meil tulevikus plaanis kasutusele võtta meetmeid. Et väga paljud investorid täna on endale seadnud eesmärgiks kliimaneutraalsuse teatud aastaks või siis jõuliselt investeerivad kliimamuutuste juhtimisse ja seetõttu on eriti oluline, et kõik nende investeeringud aitaksid tagada samu eesmärke ja omaksid samu põhiväärtusi. Ja kolmas selline hästi detailne süvitsi minek on juba konkreetne kokkulepitud protseduuride läbiviimine, et spetsialistide poolt hinnata ettevõtte ESG olukorda ja seal on võimalik siis teha auditeid, vaadata üle olemasolevaid keskkonnaauditeid, tuvastada siis erinevaid puudusi poliitikates, juhtimissüsteemides, erinevates lubades, keskkonnateemadel väga oluline. Ja sotsiaalse poole pealt on võimalik teha ka juba spetsiifilist näiteks tarneahelale keskenduvat due diligence protsessi, kus vaadatakse läbi, milline on tarneahel, kuidas ta on juhitud, millised on tarneahelaga seotud riskid ja nüüd järgnevate aastatega seoses Euroopa Liidus rakenduvale sotsiaalsele hoolsuskohustusele due diligence'ile järjest rohkem ka selline inimõiguste ja sotsiaalsete teemade spetsiifiline due diligence protsess tõstab pead. Et minu poolt hetkel kõik. Aitäh, Merili. Nii, 3 kuud on mööda läinud, põhjalik ettevalmistus hakkab lõppema, turundusmaterjalid on valmis. Finants, maksu, juriidiline ESG due diligence, müüjapoolne DD on valmis. Mis saab edasi? Nüüd hakkame turundama, nüüd läheb põnevaks. Katame siis kiirelt ära, mis toimub turundusfaasis, et tegelikult oleme siin juba ettevaatavalt ka mitut protsessi maininud. Aga turundusfaas algab siis sellega, et hakkame investoritega suhtlema. Investorite longlist on koostatud koostöös kliendiga ehk müüjaga, siis on otsustatud, kelle poole pöörduda ja näeb see protsess välja niimoodi, et kõigile valitud investoritele ehk potentsiaalsetele ostjatele saadetakse see esimene lühike diiser. Ja kui neil on huvi natuke rohkem teada saada, ehk seda pikemat müügimaterjali teha, siis advokaatide poolt ettevalmistatud konfidentsiaalsusleping ehk NDA on vajalik allkirjastada ja selle peale saavad nad siis juba pikema information memorandumi ja protsessi kirjelduse ehk process letteri. Samuti siis nendele huvilistele, kes jäävad laua taha, tekib võimalus juba kohtuda omanike ja juhtkonnaga, küsida küsimusi ja algab siis nõustajate poolt andmeruumi ehk tänapäeval on see siis virtual data room ehk VDR lühidalt öelduna, mis on siis sisuliselt internetis põhinev andmebaas, kuhu laetakse üles kõik ettevõttega seotud andmed ja kus siis huvilised saavad neid andmeid näha. Vajadusel tehakse vendor DD-dele, nii siis finants kui maksu kui juriidilisele DD-le update, sest võib-olla vahepeal on läinud DD valmimisest kuu-kaks mööda, on lõppenud uus kvartal või finantsaasta ja siis lihtsalt tehakse selline värskendus, et see VDD raport, mis siis müüjatele läheb, kajastaks kõige viimaseid tulemusi. Ja lõpeb siis juba turundusfaas sellega, et
investorid teevad oma mitte siduvad pakkumised. Advisori poole pealt siis taaskord selles faasis on selline protsessi juhtimine kõige suurem panus, et maksu ja raamatupidamis finantsaruandluse nõustajad toetavad rohkem jooksvates küsimustes, teevad vajadusel siis selle vendor TD update'i ja advokaatide poolt on siis toetus konfidentsiaalsusleppe koostamisel ja siis juba ka LOI ehk letter of intent, mis on siis dokument, mille sõlmib huvitatud ostja koos müüjaga, mis sätestab ära selle üldisel tasemel tingimused, millega on huvi osta ettevõtet. Ja samuti toetavad advokaadid siis andmeruumi ettevalmistamist juriidiliste dokumentidega. Paari sõnaga veel nendest turundusmaterjalidest, et tegelikult siin juba varasemates faasides päris põhjalikult nendest räägitud, aga diiser on siis selline 2, 3, 4, 5 lehekülge üldjuhul, mis katab ära üldise info ettevõtte kohta, et tekitada investorites, kes siis võib-olla seda ostetavat targetit ei tea, esialgne huvi, aga väga palju konfidentsiaalset infot seal ei ole. Ja siis infomemorandum on siis juba selline pikem dokument, et sõltuvalt ettevõttest ja tehingu suurusest võib-olla paarkümmend slaidi või lehekülge võib olla ka vahel 50, 60 või isegi 100 lähedale. Ja oleme ka koostanud sellist interaktiivset Power BI dashboardi. Ja nagu öeldud, siis eesmärk on anda võimalike investoritele piisavalt infot, et nad saaksid teha siis oma esimese indikatiivse ja küll veel mitte siduva pakkumise. Aga võib tekkida, et mille pealt investorid oma mitte siduva pakkumise teevad ja kuidas ettevõtte hind kujuneb. Ja seda aitab Allar siis juba detailsemalt selgitada. Jah, et Sass rääkis siin turundusmaterjalidest ja miks me sellest siin nagu võib-olla räägime, et oluline ongi, et turundusmaterjalides oleks toodud välja info, mis siis aitab seda kas ettevõtte või tehingu väärtust nagu määratleda. Ja esimene komponent, mis selles valemis nagu ongi ettevõtte väärtuse kujunemine. Sageli tehakse seda siis EBITDA kordaja või siis rahavoogude analüüsi ehk DCF arvutuse nagu põhjal. Ja järgmised komponendid, mis olulised on kindlasti kas netoraha või netovõlapositsiooni hindamine ettevõttes ja ka käibekapitali kohandus normaalse käibekapitali taseme suhtes. Ja kui need kohandused on tehtud, siis ütleks välja omakapitali väärtuseni. Ja võib-olla lihtsustavalt, et mis seda omakapitali väärtust justkui nagu iseloomustab, on see, et kui näiteks tuua näide sellised kinnisvaraturud, siis korteri hind on see, mis on ettevõtte väärtus justkui ja see, mis läbi pangalaenu kaasamisel, mis maksta tuleb, on siis nagu omakapitali nagu väärtus. Et siin võib-olla numbritesse nagu laskume detailsemalt hiljem, aga jah, oluline on tähele panna siin, et see info on, see alusinfo on turundusmaterjalidest nagu toodud, et pakkujad saaksid enda hinnanguid selle väärtuse kohta koostada ja neid arvutusi nagu teostada. Ja kui nüüd nagu eelneva info põhjalt on meil nüüd pakkumised nagu laekunud, siis oluline on see, et need pakkumised oleks võrreldavad. Et ühelt poolt juba see mainitud neid hinnategurid oleks välja toodud ja teiselt poolt, mis siin võib-olla välja tuua, et tihtipeale sellist protsessidega käib kaasas process letter, mis siis nagu aitab ära defineerida, mida pakkujatelt hinna kujundamisel nagu oodatakse. Ja vaata võib-olla sellele turundusfaasi standardiseerimisele on pakkumised ikkagi on erinevad ja ütleme, siin on nagu nõustaja ülesanne selles, et need pakkumised võrreldavate alustele tuua, et tihtipeale seal on kas hiliseid makseid, earn-out põhiseid komponente ja oluline ka aru saada, et kuidas erinevad osapooled neid eelnevalt mainitud võib-olla 3 peamist hinnakujunemiste-tegurit omavahel mõistnud on, et näiteks sama normaliseeritud käibekapitali tase, et kui kõrgele või madalale seda keegi hindab. Ja
siit võib edasi, ütleme, kui ongi juba sobivad pakkuja või pakkuja valitud, liigutakse edasi due diligence'i faasi, mis on juba detailsem selline finants ja õigus ja muu alane analüüs, et täpsemalt tehingut edasi protsessida. Ja SAS tutvustab siin jälle võib-olla neid täpsemaid nüüd faase jälle. Jah, DD-faas on siis nagu öeldud see etapp, kus valitud ostjal, kes on teinud mitte seda pakkumise või seal võib olla ka mitu ostjat, kes oksjoni protsessis endiselt osalevad, saavad võimaluse siis seda ettevõtet, ostetavat ettevõtet siis delegeerida ehk siis detailsemalt analüüsida, et eesmärk on neil saada väga hea arusaam finantsidest ja kõigist muudest aspektidest, et nad teaksid, mida nad ostavad. Et see on siis tugevasti ka advisori poolt üldjuhul koordineeritud protsess, kus siis aitame kogu protsessi koordineerida, aitame vastata kliendi poolt ostjate küsimustele ja samuti toimuvad siis juba detailsemad intervjuud juhtkonnaga ja omanikega. Maksu poole pealt on siis samamoodi selline jooksev toetus ja legal siis peamine aspekt, millega siin puhul toetatakse, on SPA ja SHA, mis on siis ostu-müügileping ehk sale and purchase agreement ja shareholders agreement ehk siis osanike kokkulepe. Need on siis dokumendid, mida hakatakse ette valmistama ja mida siis advokaadid aitavad ette valmistada. Ja Janno räägib finantsaruandluse poole pealt ka jälle natuke pikemalt. Ja ma võtan 30 sekundiks asja ainult põranda selles osas, et finantsaruandluse osas tihtipeale ei pruugi lihtsalt olla kehtivate arvestuspõhimõtete valguses õiget ega valet või musta ega valget vastust, et siis sellistel juhtudel, kui ongi käimas nagu kas siis ostjapoolne DD või tegelikult on erinevaid ostukandidaate vendor due diligence'i poole pealt, et siis seal võib tekkida ka päris palju erinevaid küsimusi ja just eelkõige nendes kohtades, kus see tõde on kusagil seal vahepeal arvestuspõhimõtete koha pealt, et siis jällegi finantsnõustajad on need, kes saaksid aidata erinevate argumentide leidmisega siis ostjatele, nii et see tulemus oleks müüja vaatest ka soosiv. Aitäh kiire konstruktiivse ülevaate eest. Aga lähmegi pikemalt siis juba DD protsessi ja alla siis katab pikemalt erinevaid aspekte, mida seal analüüsitakse. Just, et nagu enne sai mainitud, et siis finantspoole pealt ütleme, et on sellised kolm olulist tegurit võib-olla, millele nagu DD käigus nagu keskenduda, mis on hinnamääramise nagu aluseks, kus on see EBITDA, mis siis nagu on valdavaks sisendiks sellisele ettevõtte väärtuse hindamisele. Siis on meil netokäibekapitali taseme määramine ja ka netoraha või netovõla positsiooni hindamine. Ja nüüd, kui siit edasi liikuda, siis kõigepealt peataks nagu EBITDA juures, et see on selline võib-olla kõige peamine tegur ja tihtipeale, kui nagu läbirääkimiste nagu sellised eelfaasid on, siis nagu eks need vestlused käivad ikka üldjuhul sellel tasandil, et mis see siis ettevõtte ikkagi väärtus nagu on, et need normaliseeritud käibekapitalised ja võlaasi on selline rohkem finantseerimise või hindamise küsimused tulevad nagu hiljem juba juurde. Ja mis seda EBITDA-d ikkagi mõjutavad, et oluline on selle EBITDA puhul, et määrates selline jätkusuutlik EBITDA tase, et mis on selline puhas EBITDA, mida nagu ettevõtte äritegevus suudab nagu genereerida, et see on nagu selline kõige lihtsasti tuletatav võib-olla rahavoogu väljendav näitaja. Selle tõttu see on üheks peamiseks nagu aluseks valdavalt tehingutel saanud. Tehingut, ütleme sellist, mida arvestada, EBITDA taseme määramisel siis. Eks on siis muidugi põhitegevusega mitte seotud kulud või tulud, et eriti kui nagu tehingud nii-öelda ettevõttega, mis on võib-olla olnud kellegi tubli ettevõtte üles ehitatud ja
ja ta on ise juhatuses olnud seal edasi, seal ikkagi näiteks sageli omanikega seotud kulusid leidub. siis alati nagu ühekordselt ebatavalisi sündmusi, kas mingid toetuste näol näiteks või siis on kui kulude poole peal mõnikord on suuremad trahvid, millega tuleks siis nagu arvestada. See mitterahalise aspekt, näiteks sama sihtfinantseerimise puhul, et alati sihtfinantseerimist tihtipeale nagu vabastatav tulu liigub raamatupidamises ülevalpool EBITDA-d, et selle tuleks ära korrigeerida. Järgnev tegur on võib-olla raamatupidamislikud vead ja põhimõtte muutused, et kui ettevõttel ongi viimaste perioodi jooksul võib-olla on olulisi muutusi raamatupidamise arvestuspõhimõtetes, siis tuleks nagu lähtuda sellest, et mis see nagu ikkagi see rahavoogu väljendab võib-olla kõige õigem nagu tase on ja et kuidas need erinevad näitajad seda mõjutanud on. Ja võib-olla viimane eraldi plokk on proforma, et kui näiteks Janno tõi varem välja, et karvotid ja jagunemised, et kui ongi selline jagunemistehing, et siis tihtipeale sellise jaguneva ühingu EBITDA hindamine on omaette nagu ülesanne, mis vajab kindlasti nagu tähelepanu ja on kindlasti väga ajamahukas ülesanne. Ja ütleks, et see nimekiri tegelikult on lõpmatu, et nii palju, kui on nagu erinevaid ettevõtte situatsioone, on nii palju ka neid erinevaid EBITDA tõlgendusi ja neid olukordi, kuidas seda võib-olla määrama peab, et selline alati tuleks silmad lahti hoida ja hinnata seda, mis on võib-olla see kõige õigem, et ikkagi seda EBITDA-d selle antud ettevõtte puhul väljendab. See paremal pool olen toonud ka välja sellise näidisarvutus võib-olla erinevatest teguritest, mis siis nagu EBITDA-d kuidas nad kujundavad, et siin on klassikaline näide on, et kui põhivara realiseerimisega või on tekkivad kahjud või kulud, et need tuleks ära elimineerida, sest need pole ikka põhitegevusega seotud tihtipeale. Äritegevusega mitte seotud kulusid mainitud, et siin näiteks omanikuga seotud kulud, erakordsed trahvid, hüvitised. Koroona puhul on siin meil olnud näiteks vastavad toetused läbi liikunud. Boonustasude prioriseerimine väga klassikaline selline näitaja, mis peaaegu alati nagu läbi liigub. Tihtipeale näiteks, kui ettevõtetel on töötajapõhised boonused nagu aasta tulemuste pealt ja need tulemused võib-olla lähevad seal lukku vara kevadel järgmisel aastal, siis need boonuskulud kipuvad ka siin järgmisse aastasse nagu kirja saama. Kapitaliseeritud palgakulud, ütleme väga aktuaalne kindlasti komponent IT-ettevõtete puhul. Alati on küsimus, et kui palju oli ikkagi mõistlik kapitaliseerida ja mis on see kulubaasi nagu õige tase. Ja siin on ka veel viimase reaalne näitena, et ühekordsed riiklikud toetused, hüvitised, et on ka erinevate programmide raames mõnikord toetuse määratud ja nende puhul tuleks arvestada, et kuidas nad kajastatud on, mõnikord nende kapitaliseeritud võetakse otse tulusse ja siis tuleks nagu vastavalt EBITDA arvesse võtta. Nii, nüüd edasi liikudes jõuame käibekapitali juurde. Et oluline see tähele panna, et me räägime siin eelkõige sellest käibekapitali taseme võrdlusest normaliseeritud käibekapitali tasemest, et see, mis liigub siin hinnavalemisse, ongi see erisus tehingu hetkekäibekapitali ja normaalse taseme vahel. Ja normaalse käibekapitali tase on selline tegur, mis tegelikult on ettevõtte hinnas juba sees. Et oluline on selle korrigeerimine normaalse taseme suhtes. Väga aktuaalne teema kindlasti hooajaliste äride suhtes, et väga sõltub, millises kalendri aastasse seda tehingut teed, et seal on väga suur tõenäosus, kas siis hetke käibekapitali positsioon on tugevalt nagu üle normaalse taseme või alla selle. Ja sellega arvestamine kindlasti oluline, sest et see võib tähendada ostjale kohest investeeringu vajaduskäibekapitali või siis müügi puhul, kui see käibekapital on juba sel hetkel üle, et siis kindlasti kompensatsiooni selle hinna suhtes, mis sinna kogutud on. Klassikalised võib-olla sellised tegurid, mis on välja toodud, et intressi ja kohustused näiteks lühiajaliselt kipuvad alati raamatupidamises olema
käibekapitali komponendid. CAPEX ehk siis investeeringud, et nii-öelda investeeringute kohustused. Üks asi on see, et mis on võib-olla nii-öelda tulevikus sõlmitud nagu leping, et sul on teada, et investeerimiskohustus on nii-öelda ukse taga või homme tulemas kohe. Teine teema on see, et kui me räägime käibekapitalist, me räägime nii-öelda klassikalisest ostu- ja müügiarvete, ütleme, ja ka varudest on klassikalised 3 nagu sellist käibekapitali komponenti. Et ja kui me nüüd võtame näiteks kinnisvara investeeringud, siis investeeringud on sellised tegevused, mis põhitegevuse rahavoost üldjuhul sisse ei arvestata. Ja selle tõttu ka näiteks investeeringutega seotud maksekohustused arvestatakse käibekapitalist välja ja need liiguvad sinna võlakomponenti, millest räägime järgmisel lehel. Järgmine rida on meil seotud raha, ütleme siin klassikalist raamatupidamiselt ju raha kui selline on käibekapitali komponent, aga mitte võib-olla tehinguarvestuslikus maailmas. Tehinguarvestuslikus maailmas raha on meil netoraha või netovõla komponent ja küsimus on siis, et kas raha kui selline mingil kujul üldse ei ole käibekapitalis või ta kuidagi ikkagi sellega seotud on. Klassikaline vastus on siin selle raha näite puhul, et ei ole, et erandiks võib lugeda jaekaubandusettevõtted, kellel peab olema mingisugune vahetus raha kassades nii-öelda, et see on raha, mis on kinni, seda ei saa ettevõttest välja võtta. Üldjuhul ta on nagu lahti finantseeritav. Võib-olla üks maksu aspekt siin järgnevalt, et kui nagu tööjõuga seotud maksud on kõik sellised klassikalised ettevõtlusäritegevus seotud maksud ja need on nii-öelda käibekapitali osad, siis ettevõtte tulumaks on selline osa, mis peaks olema netovõla komponente kindlasti korrigeerimisele kuulub, sest ta on seotud omanike ehk siis aktsiakapitali või omakapitali rahavoogudega. Jah, ja boonuste eraldis siin käib ka läbi, et see seostub eelmisel lehel, et mainituga, et töötajate boonused on klassikaline selline koht, mis vajab korrigeerimist ja kui ta juba valib korrigeerimist nii-öelda rahavoo või EBITDA hindamisel, siis ta tuleb korrigeerida ka nii-öelda käibekapitalis. Nii, jõudes nüüd netoraha või netovõla juurde, siis millised on klassikalised või võib-olla jälle valdkonnad, millega tuleks arvesse võtta, on kõik tingimuslikud kohustused. Siia hulka käivad ka nagu võib-olla tulevikud kohtuvaidlused, näiteks võib-olla sinna alt see tõenäosuse hindamine, et kui reaalne on, et mingisugune kohustus sinna ettevõttesse langeb. Kõik intressiga andmed kohustused, ütleme, vaikimisi on alati netovõla komponendid, kapitalirendid näiteks siia klassikalise pangalaenule võlale juurde tuues. Raha ja raha ekvivalendid sai juba mainitud, et raha, ütleme, tehingu raamatupidamislikus maailmas on alati netovõla või netoraha komponent. Kõik võimalikud võlalased komponendid loomulikult ja ka väärtuse korrigeerimised. Ja nüüd paremal osas nagu tavalisse vaadates, siis intressikohustused me mainisime eelmisel lehel, et siin palju asju ongi, mis nagu nii-öelda tehingu arvestuslikus maailmas liiguvad käibekapitalist netovõla arvestusse, nagu ongi intressikohustused, need samad CAPEX-iga investeeringuga seotud kohustused, seotud raha, et siin kui seotud raha on, mis antud juhul tähendabki, et tegemist on rahaga, mida ei saa ettevõttest välja võtta. Samamoodi see tulumaksukohustus, kinnisvarainvesteeringud. Just, et kuna kinnisvarainvesteering ei ole tihtipeale ettevõtte äritegevuse põhitegevuse osa, siis ta arvestatakse eraldi. Samamoodi näiteks see juurde mainida, et ka kõiksugused aktsiainvesteeringud ja muud väärtpaberid on alati liigutud netovõla arvestusse. Ja siin meil nagu näide on, et meil on tegemist netorahapositsiooniga ettevõtte puhul.
siis Eesti tulumaksusüsteemi puhul tähendab tegelikult seda, et kui uus omanik saab sellise netorahaga positsiooni ettevõtte omanikuks, siis ta tegelikult ei saa seda raha välja võtta, sest selle rakendub kohe tulumaksukohustus. Selle tõttu alati nagu Eesti ühingute puhul tuleb arvestada ka sellise neto tulumaksukohustusega proportsionaalsest rahalt. Ja no antud näites me jõuame siis normaliseeritud netovõlani 970 peale. Aga jah, et võib-olla rusikareegel, mida võib-olla kõrva taha panna, et kui kulu ei kajastu nagu EBITDA-s, siis tegemist on nagu võlaga ja teistpidi jällegi võib juurde tuua, et kui kulu või tulu on nagu EBITDA-s, et siis ta peaks olema netokäibekapitali normaalses tasemes sees. Siit edasi liikudes, et jõuame tagasi selle ettevõtte väärtuse, omakapitali väärtuse kujunemise juurde ja nende näidete ajal, mis siin nagu toodud on, me näeme, et mis oli nagu raporteeritud numbrid ja mis normaliseeritud numbrid ja nagu ma mainisin, need on siin võib-olla selline illustratiivne välja mõeldud nagu näide, aga ma ütleks, et praktikas need numbrid päris sageli ka sellised nagu tulevad, et nagu näete, see normaliseerimisel võib olla väga märkimisväärne mõju nagu ettevõtte tehingu väärtuse kujunemisel. Ja siit edasi liikudes räägiks võib-olla tehingu hinnastamise mehhanismidest ja Raul, selgitab meil lähedamalt. Jah, räägin hinnastamise mehhanismist siis pisut lähemalt, et hinnastamise mehhanism siis tähendab seda, et mul on ettevõtte väärtus on fikseeritud. Nüüd on küsimus, kuidas ma siis sealt ettevõtte väärtusest jõuan omakapitali väärtuseni. Need on need samad netovõla ja käibekapitali korrektuurid, mis bilansi kuupäevaga siis neid tehakse. On kaks väga laialt levinud meetodit, on kas lockbox või closing accounts ja nendest siis mõne sõnaga lähemalt. Võib-olla nii palju veel lisaks sellele, mis siin Allar eelnevalt kattis, et on väga oluline, et selles hinnastamise komponentides oleks sees nii see netovõlg kui käibekapitali tase, et võib-olla siin 10 aastat veel tagasi ikkagi aeg-ajalt me nägime tehinguid, mis jõudsid hilises faasis meie lauani, kus me pidime siis oma nõu ja jõuga aitama, aga kus juba hinnastamise mehhanismid olid kokku lepitud ja need võisid olla sellised, et seal oli näiteks kaetud ainult netovõla pool ja käibekapital oli nagu hinnastamise mehhanismist välja jäetud, et miks see võib suureks probleemiks osutuda, on see, et kuna bilansis on kõik liikumised omavahel seotud ja kui sa katad ainult hinnastamisel netovõla poolt, siis seda netovõla taset on väga lihtne manipuleerida juhul, kui selleks on võimalused antud ostu-müügilepingus, et väga lihtne näide, et mida rohkem on mul raha tehingu hetkel kontol, seda suurem on siis see kompensatsioon, mida ma selle tehingu hetkel saan. Seda rahapositsiooni on üsna lihtne manipuleerida läbi selle näiteks, et ma maksan tarnijatele tavapärase 30 päeva jooksul, 50 päeva jooksul. Ma jätan mingi varude ostu tegemata. Ma lepin klientidega kokku, et makske mulle nädala jooksul võlgnevused ära, saate 5% discount, et see kogu see raha, mis sealt laekub, see läheb üks-üheselt hinnale juurde, kui seal ei ole vastas seda käibekapitali komponenti. Juhul, kui on vastas see käibekapitali komponent, siis kõik need manipulatsiooni liigutused peegelduvad teistpidi siis sellesse käibekapitali tasemes, ehk et juhul, kui ma näiteks varudesse investeeri viimasel kuul, siis mul on keskmine käibekapitali tase selle võrra madalam ja siis see korrektuur tuleb siis läbi selle vastu sihttaseme võrdlust tagasi ja sealt kellelegi plussi või miinust ei teki, et seetõttu on väga oluline, et kõik need komponendid kaetud oleks. Aga jah, et mis kuupäeva seisuga siis neid katta võib, et on closing accounts ja on lockbox siis kaks eri kuupäeva, et closing accounts kuupäev on siis see kuupäev, kui on tehing juba sõlmitud, ostu-müügileping sõlmitud, Konkurentsiametilt 6 aega hiljem eelduslikult luba saadud ja kõik muud closing'u eelsed
precondition'id täidetud ja siis on ametlik close imine ehk liigutatakse raha. Siis selle close imisele kuupäeval kõige lähem olev kuu lõpu bilanss üldjuhul võetakse siis selleks closing accounts'i aluseks. Lockboxi puhul on see kuupäev oluliselt varasem. Ütleme, et kui mul täna oleks tehingu close imine, et siis closing accounts'i puhul oleks mul tõenäoliselt see closing accounts oktoobri lõpp. Lockboxi puhul võib see olla, ma ei tea, 30 juuni näiteks. Mis on siis olulised erinevused, mis tulenevad sellest, et need kuupäevad on justkui erinevad, mille põhjal tehakse siis see lõplik omakapitali hinnakalkulatsioon. Et esimene oluline aspekt nende kahe võrdluses on see, et millal siis majanduslikud huvid üle kanduvad. Et closing accounts'i puhul on selge, et majanduslik huvi kandub üle siis, kui on closing accounts kuupäev valideeritud või üle vaadatud ja selle pealt on siis see hind arvutatud. Lockboxi puhul kandub majanduslik huvi üle peale lockbox kuupäevad. Kui mul on lockbox kuupäev 30.06, siis kõik tegevused, mis on peale seda, siis see hüve, mis see ettevõte siis teenib, et see juba läheb või liigub ostjale üle, et see, mis peale seda teenitakse kasumina, et see enam kunagi hinda otseselt kajastusena ei jõua. Closing accounts'i puhul on siis ostu-müügingu hetkel fikseeritud omakapitali, tähendab, lockboxi puhul on siis fikseeritud omakapitali väärtus. See tähendab, et netovõlg, netokäibekapitalilt need tasemed on juba üle vaadatud ja lepingusse lähebki lõplik omakapitali väärtuse hind. Mis tähendab, et seal ei ole vaja ka hilisemaid korrigeerimisi teha siis closing kuupäeva bilansi pealt. Closing accounts'i puhul on ostu-müügilepingus fikseeritud ettevõtte väärtus. Omakapitali väärtus kohaldatakse alles selles closingu hetkel, küll selles ostu-müügilepingus pannakse paika siis need definitsioonid ja komponendid, et seda vaidlusmomenti tõenäosust siis vähendada, et mille pealt ma siis closing accounts'i puhul need tasemed välja arvutan ja üldjuhul on alati ka selles ostu-müügilepingus siis juba ära määratud see käibekapitali sihttase, et see on üldjuhul selline kriitiline aspekt. Ja mis on lockboxi puhul veel väga oluline, mida siis closing accounts mehhanismi puhul ostu-müügileping adresseerima ei pea, on see väärtuse lekke või leakage kontseptsioon, et kuna lockbox ettevõtte või omakapitali väärtus fikseeritakse oluliselt varem, kui ettevõtte omand üle läheb, siis on ostja huvi, et sealt enam ettevõttest raha välja ei tilguks ja selle välja tilkumise all eelkõige peetakse silmas siis raha väljavoogu omanikel, et ma ei tea, dividendimaksed, võib-olla mingid management feed või midagi sellist, et mis igapäevategevusega võib-olla otseselt seotud ei ole, aga kui raha liigub sealt välja, mille lõppkasusaaja on siis müüja, et nende vastu on siis see leakage kontseptsioon, et ei tohi midagi liikuda, juhul kui liigub, siis see korrigeeritakse hilisemalt ikkagi ostuhinnaga. Ja oluline aspekt veel selle lockbox versus closing accounts'iga on see, et kuna lockboxi puhul see majanduslik huvi läheb üle, oletame siis 30.06, tegelik tehingu sõlmimine, close imine on oktoobri lõpus, sinna jääb vahele mitu kuud, kus üldjuhul ettevõtted ikkagi teenivad positiivset rahavoogu, aga müüja saab oma raha kätte alles peale closingut ehk et oktoobri lõpus ja üldjuhul ikkagi müüja tahab saada siis kompensatsiooni selle vahepealse perioodi eest, mille kasum siis jääb juba uuele omanikule. Ja üldjuhul ikkagi see kontseptsioon on, et ka lockboxi puhul peaks see lõppväärtus olema suurusjärgus samal tasemel, kuhu me jõuaksime closing accounts'iga ja et seda saavutada, siis läheb ostu-müügilepingus alati sisse ka kompensatsioon siis selle väärtuse lisandumise eest, et mis
kujul see sinna ostu-müügilepingusse jõuab, et seal on eri variante, et kas ta on lihtsalt eelduslik rahakasu, mis päevas teenitakse ja siis see korrutatakse lõpus läbi päevade arvuga, mis jääb lockbox'i ja closing'u vahele. On see intress ostuhinnalt, et seal need mehhanisme on erinevaid, aga ikkagi eesmärk on, et tulemused oleks nii lockbox'i kui closing'u puhul enam-vähem sarnased, et muidu ei ole ka müüjal nagu stiimulit seda lockbox'i teha, kui ta saab oluliselt väiksema kompensatsiooni, kui ta saaks closing account'i puhul. Plussidest ja miinustest rääkida, siis et ostja vaates on eelkõige, mis tegelikult kehtib mõlemale, et kõige suurem pluss on ikkagi see, et see on lihtne ja see aitab hoida kokku aega ja kulu, et closing account'i puhul on peale tehingu close imist vaja veel sõltumatut osapoolt appi paluda, kes siis need closing accounts'id üle vaatab, võib-olla ka auditeerib, et selle kõigega kaasneb ikkagi oluline kulu ja lisaks see nii-öelda aja aspekt seal ja teoreetiliselt võivad tekkida ka veel vaidlused, et kui ikkagi ostja ja müüja ei saa nagu omavahel kokkuleppele, et mis siis see korrektsioon seal ettevõtte väärtusel peaks olema, et siis päris close imine, kui enam ühtegi nii-öelda vaidlusaspekti laual ei ole, võib väga palju venida. Miinuse poole pealt, ostja vaatest on kõige suurem kaalukoht see, et tema kannab siis justkui seda äritegevuse halvenemise ohtu, et lockbox ja closing'u kuupäeva vahel, et kui mul on lockbox on 30.06, selle pealt on mul lõpphind määratud, mul on ostu-müügilepingus ka juba intress sees, mida ma siis selle vahepealse perioodi pealt maksan, et siis on ostja risk see, et mis selle ettevõttega siis tegelikult vahepealsel ajal juhtub, et võib minna väga hästi, võib minna väga halvasti, aga üldjuhul on ikkagi müüja poolel nii-öelda mõnevõrra see informatsiooni eelis, et tema suudab paremini ette näha, mis need järgnevad kuud toovad kui investor, kes on vähem selle ettevõttega tutvunud. Müüja vaatest on peamine puudus see, et tal on potentsiaal kaotada juhul, kui see kompensatsioon selle vahepealse aja eest, et lockbox'i ja closing'u vahelise aja eest on liiga madal, et siin tabelis on välja toodud ka lihtsustatud arvutused, mis asi see mille eest siis nii-öelda kompensatsiooni küsima peaks või mis nii-öelda kasuminumbrid sealt arvestama eelduslikult peaks, et see on siis EBITDA miinus intressikulud ja miinus investeeringud on siis see netorahakasum, mis ettevõtte bilansis kajastub lockbox'i ja closing'u kuupäeva vahel, siis nii-öelda jõuab nendesse komponentides, mis siis seda ettevõtte omakapitali väärtust läbi nende kohanduste mõjutavad. Aga sellega on siis lühikene ülevaade closing accounts'ist ja lockbox'ist antud, et järgmiseks on juba läbirääkimiste faas ja siin Sass annab mõne sõnaga ülevaate, mida see endast kujutab. Jah, aitäh Raul ja Allar, et andsid filigraanselt ülevaate siis selle seminari ja kogu protsessi võib-olla kõige tehnilisemast aspektidest, et ma luban, et tunnikontrolli ei tule ja üldjuhul enamik ettevõtete omanikud ka nende aspektidega, hinnastamise aspektidega nii detailselt võib-olla kursis ei ole ja ei peagi olema, et meile müügiprotsessis on oluline, et kliendil on üldine arusaam nendest aspektidest, aga siis meie kui nõustaja eesmärk on juba siis kliendi kui müüja huve kaitsta ning siis seda müügihinda läbi nende erinevate aspektide maksimeerida, et nagu Raul ütles, et siis due diligence'i lõpuga algab läbirääkimiste faas ja selles etapis on siis juba, kui meie oleme oma tööd hästi teinud, siis enamasti meie klientide suunurgad juba tugevasti ülespoole, sest et eelduslikult siis on saadud ostjalt või ostjatelt pakkumised, mis siis loodetavasti tublisti ületavad esialgseid ootusi, pluss siis erinevate komponentidega need huvid võimalikult kaitstud, et sealt kuskilt ostja midagi enda poole ei ole kallutanud. Ja järgmine samm ongi siis sisuliselt läbirääkimised, et jõuda siis tehinguga lõpule ehk siis sõlmida ostu-müügileping.
nagu ma enne juba ütlesin, siis see on rohkem advokaatide show, et nii meie advisorist kui ka maksu ja finantsaruandluse nõustajatel on siin rohkem toetav roll, siis enda valdkonna aspektides läbirääkimiste toetamine. Aga siis juristidel on siin väga suur roll, peamiselt siis ostja juristidega nende juriidiliste aspekti läbirääkimisel. Ja Karin siinkohal siis annabki pisut detailsema ülevaate, mida see protsess endast kujutab. Nii. Oih. Lepingu põhitingimused. Ja, et tõepoolest siin algab siis advokaatide jõukatsumine, et kui kliendid tavapäraselt selles SPA läbirääkimiste faasis keskenduvad müügiobjektile ja hinnale, et siis advokaadid panevad päris palju ressurssi, et täpsustada, milliseid avaldusi ja kinnitusi siis müügilepingus müüja annab ja kui palju ja mil viisil müüja vastutust piiratakse. Ja aktsiate või osade müügilepingu spetsiifika seondubki eelkõige sellise erilise vastutusrežiimiga, mis tuleneb asjaolust, et müügilepingu esemeks on õigus, mitte kehaline asi. Ja seetõttu õigus annab aktsionärile või osanikule siis õiguse osaneda äriühingu juhtimises, kasumi jaotamises ja muudes seadusest ja põhikirjaga ette nähtud õiguste kasutamisel, kuid seda õigust ei saa samastada äriühingu majandatava ettevõttega. See tähendab, ei saa omistada müüdavale osale neid äriettevõtte omadusi. Ja siin tulevadki mängu avaldused ja kinnitused. Et juhul, kui avaldusi ja kinnitusi tehingus endas ei sisaldu, siis võibki tekkida selline olukord, et tegelikkuses on müügilepingu esemeks osa, ja kui osa ei ole koormatud, osa antakse üle, siis ei pruugigi müüja millegi muu eest vastutada. Erandina olukorras, kus müüakse kontrolli äriühingu ettevõtte üle või 100% osalust, on ka Riigikohus öelnud, et osaluse omandamist võib samastada ka äriühingu juhitava siis majandusüksuse omandamisega, kuid see ka väga palju ostja poolt ei aita, sest sellisel juhul peaks seadusest tuleneva vastutuse jaoks ostja tõendama, et see äriühing ei vasta siis keskmisele kvaliteedile või see ei ole eesmärgipäraselt kasutatav, mis sisuliselt tähendaks seda, et ettevõttes peaks olema väga suured massiivsed puudused, kas raamatupidamine on täiesti korrast ära, või seal on olulised kohustused kajastamata, maksupettused või on üldse maksejõuetuse olukord. Ja selleks, et nüüd poolte vahel kokku leppida tehingudokumentides, et millist ettevõtet siis ikkagi ostetakse, ongi oluline, et leping sisaldab kinnitusi selle ettevõtte tingimuste kohta. Tavapäraselt siis antakse kinnitusi ühinguõiguslike aspektide kohta, lepingute kohta, varade kohta, intellektuaalse omandi kohta, vaidluste puudumiste, nõuete puudumiste kohta, maksukohustuste puudumise kohta, bilansi ja raamatupidamise andmete korrektsuse kohta ja nii edasi. Ja just need avaldused ja kinnitused siis õiguslikus mõttes kujutavadki endast neid kokkulepitud omadusi, millele siis müüdav osaluse ja selle osaluse all siis olev ettevõte peab vastama. Ja müüja vaatest on siis kasulikum anda neid kinnitusi võimalikult vähe ja leppida ka kokku,
et tehing tehakse vaid tuginedes nendele vähestele antud müüja kinnitustele ja muus osas on siis ostjal kohustus teostada eelnev due diligence ja veenduda selles, et ta teab, mida ta ostab. Samuti on oluline siis lepingus just nii-öelda juristide maadlusvastutuse punktide üle, et mida siis tavapäraselt võidakse teha, et kui näiteks ka due diligence'i faasis on tuvastatud riskid, mis on mõlemale poolele teada, siis on võimalik ja kui tavapäraselt siis ostja teadmine teatavast riskist välistab müüja vastutuse, siis on ka võimalik tehingudokumentides kokku leppida, et müüja siiski jätkuvalt vastutab näiteks teatava maksuriski eest, et kui selline risk peaks realiseeruma, on müüjal kohustus tekkinud kahju hüvitada. Samuti on üsna tavapärane, et vähendatakse nõuete aegumistähtaega, mis tulenevalt seadusest on üldjuhul 3 aastat, kuid võiks öelda, et selline tavapärane nõuete esitamise tähtaeg M&A tehingutes varieerub seal 18 kuni 24 kuu vahel, aga taaskord, et kui advokaat viitab turupraktikale, vastavalt selle poole turupraktikale, kelle poole pealt siis advokaat esindab, siis vastaspoole advokaat tavaliselt mainib, et sellist asja nagu turupraktika ei ole olemas, et iga tehing praktikat kujundab ja ega ka kõik tingimused ongi läbirääkimiste küsimus. Ja samuti nähakse ette tihti vastutuse piirangud nõuete esitamisel läbi nõude suuruse regulatsiooni. Et kui on suured tehingusummad, siis välistatakse see, et ostja võib alla teatava summa jääva kahju hüvitamise nõudega müüja vastu tulla. Et neid kutsutakse siis de minimis ja basket, ehk siis kui ühe nõude suurus näiteks ei ületa 10 000 eurot ja nende üksikute nõuete kogusumma ei ületa 100 000 eurot, siis sellisel juhul, isegi kui esineb rikkumine müüja kinnitustes, ei saa ostja siiski kahju hüvitamise nõudega müüja vastu pöörduda. Ja viimase aja praktikas on ka oluliseks punktiks, mille üle advokaadid maadlevad, saanud nii-öelda non-compete klausel. See on siis konkurentsipiirang, millisel juhul ostja on huvitatud, et tehingu lõpuleviimisel targetiga seotud kas eelmised juhatuse liikmed või võtmetöötajad, kes kas ettevõttes enam ei jää, lahkuvad või pärast seda, kui nad lahkuvad, ei hakkaks osutama target ettevõttega konkureerivat tegevust. Et just eriti startup sektoris on see olnud müüjate jaoks oluline aspekt, et kui müüjate seas on hulganisti väikeinvestoreid, siis nad kindlasti ei soovi, et nad oleksid edaspidi piiratud sarnaste äritegevusega tegelevatesse targetitesse investeerimast või sarnase äritegevusega tegelemast. Need on võib-olla siis kõige olulisemad aspektid just juriidilise koha pealt SPA-s, et minu poolt praegu kõik. Aitäh, Karin! Ja sellega tegelikult oleme ka siis katnud kogu müügitehingu protsessi nõustajate vaatest, et kui eduka protsessi lõpuga on siis ostu-müügilepingu sõlmimise tehingu closimisega tehing läbi ja müüjad saavad siis oma uut ja huvitavat elu nautima hakata. Enne kui me otsad kokku tõmbame, siis minut 2 kiirelt räägime ka ostutehingu nõustamisest, ehk siis mis on peamised erinevused müügi versus ostuprotsessi poole pealt. Et nõustajate vaatest siis ostuprotsessi all peame silmas sellist protsessi, kus meie juures on klient ehk ostja, kes soovib omandada mingisugust ettevõtet, aga ta ei tea veel täpselt keda. Et sellisel juhul siis on ka meie kui nõustaja võimalik roll sellise protsessi juhtimine, läbiviimine ja
tegelikult siin suuri erinevuseid ei ole, et protsesside pikkus on üldjuhul sarnane 6-12 kuud ja ka etapid on üsna sarnased, et 4 peamist etappi. Ettevalmistusfaasis siis, kui müügi poole peal toimub turundusmaterjali koostamine, ostjate kaardistamine, siis ostu poole peal toimub investeerimisteesi seadmine ja siis mitte investorite, vaid targetite ehk ostetavate ettevõtete otsimine. Järgmine etapp, mis müügi poole peal on turundus, siis ostu poole peal on samuti kontakteerumine, aga siis nende võimalike targetitega kontakteerumine ja nende võimaliku huvi uurimine. Järgmine etapp, due diligence faas, väga suurt vahet ei ole, erinevus lihtsalt see, et mitte siis müüjat ei delegeerita, vaid ostja delegeerib võimalikku targetit. Ja lõpeb samamoodi läbirääkimiste faasiga, kus siis erinevad dokumendid ja ostu-müügileping läbi räägitakse. Ja ostu poole peal on siis tehingu järgselt siis tehingu vormistamine ja võimalikud järeltegevused. Ja erinevate osakondade nõustajate vaates siis on ekraanil peamised tegevused. Ma detailselt kõiki läbi ei käi, aga võib-olla kõige rohkem on siin kommenteerida just finantsaruandluse poole pealt, nii et Janno paari lausega aitab seda poolt katta. Ja tõepoolest mõne lausega, et praktikas näeme olukordasid päris sagedasti, kus juba on välja valitud ostja on välja valinud juba konkreetsema müügiobjekti ja siis eriti, kui see ostja asub väljaspool Eestit, siis tuntakse huvi just taaskord nende raamatupidamise finantsaruandluse arvestusprintsiipide erinevuste kohta, et kui Soome ettevõte, kes koostab aruandeid kohaliku kaabi alusel või IFRS-i alusel, siis tal puudub igasugunegi arusaam sellest, et millistel alustel on Eesti ettevõtted koostanud oma aruandeid, ehk et siis siin võiks tekkida ostjapoolne huvi saada aru, et kui mina selle ettevõtte ostan, millist mõju see arvestusraamistike erinevus avaldaks siis ostjale finantsaruandluse vaatest. Ja juba kui me liigume ka päriselt tehingu järgselt, siis praktikas näeme, kus ostjad meie poole pöörduvad palvega aidata siis need arvestuspõhimõttelised erinevused ka päriselt tegelikus elus finantsarvestuses implementeerida olemasoleva kontserni sisse. Ja ühe sellise raamatupidamisliku nüansina on ostja oluline siin ka eristada ostja vaatest seda, et kas ostetakse varasid või ostetakse tegelikult äri, et siin on päris oluline erinevus finantsaruandluse vaatest ja varade puhul mõeldakse tavaliselt siis raamatupidamisstandardite mõistes ettevõtet või ettevõtte osa, kus on päriselt sees ainult varad, aga puuduvad tegevused, mis genereerivad protsesse ja tulu, et võib-olla kõige lihtsam näide on kinnisvara jällegi, aga äride puhul siis mõeldakse olukorrale, kus selle ettevõttega tulevad kaasa protsessid, mis on suuteline genereerima siis ka tulu ja muuhulgas näiteks töötajad. Finantsaruandluses tõepoolest see mõju võib olla väga erinev, et ühe puhul, kui ostetakse äri, tuleb koostada ostuanalüüs ja seal hinnata ostetavad varad kõik õiglasele väärtusele ja kõik see vahe saab siis olla kas negatiivne või positiivne goodwill ja sellega on võimalik päris kenasti tulemustega mängida ja ka hilisemast vaatest, et ühest arvestusraamistikust seda goodwilli näiteks amortiseeritakse, teises mitte, et jällegi see finantsmõju teatud juhtudel võib olla väga erinev ja tasub siinkohal küsida lihtsalt, kui sellised olukorrad aset leiavad. Jah, ja sellega tegelikult ongi meie poolt M&A tehingute seminaril ring peal ja peamised aspektid kaetud, et me avame siinkohal ka võimaluse küsimusteks, aga mainin ära seni, kuni siin osalejad oma küsimusi sõnastavad, et ei pidanud märkmeid tegema, kõike pähe jätma, et kõigile registreeritud osalejatele saadame järgi ka nii salvestuse kui slaidid, et saate sealt hiljem ka infot järgi vaadata. Ja kui täna küsida kõike ei jõua või küsimustele vastust ei saa või slaididest ei leia, siis alati võib meiega kontakteeruda, et seal slaididel on meie kontaktid olemas, samuti kodulehel. Et nagu näha, siis see M&A protsess on väga struktureeritud ja piisavalt kompleksne, et isegi tund 50 on meil keeruline sellest nagu
täielikku ülevaadet anda, et õnneks meil maja sees tõesti on põhimõtteliselt igast valdkonnast kompetents olemas, et kas see on küsimus finantsaruandluse, maksuteemaline, juriidiline või ESG kohta, siis kõigele me ka vastuse leiame, et julgelt võib ühendust võtta ja iga kell küsida, et kui on mõte või huvi või soov ettevõtte müügi vastu, siis oleme valmis aitama. Ja siit me oleme saanud ka ühe küsimuse juba veebi teel Nikita poolt, et mis on tavapärane või kõige populaarsem tehingustruktuur? Et kas siin võib Sass, Allar, Raul teie vaatest, et kommenteerida seda? Raulile siinkohal sõna. Jah, see tehingustruktuur on muidugi nii lai mõiste, et olenevalt, mis dünaamikat seal parasjagu mõeldud on. Kui me räägime tehingu closingu struktuurist, siis on viimastel aastatel, ma arvan, on ikkagi ülekaal läinud lockbox mehhanismi kasuks, mis on mõlematele osapooltele pigem ikkagi rohkem võitu andmas just aja mõttes ja vältimaks neid hilisemaid potentsiaalseid vaidlusi. Kui me räägime protsessi struktuurist, siis üldjuhul ikkagi minnakse mingit sorti oksjoniga, et need üks-ühele läbirääkimised ei pruugi anda soovitud tulemust. Meie lauani on ka mitmed tehingud jõudnud selliselt, et on olnud üks-ühele läbirääkimised selliselt, kus ei ole nõustajad kaasatud olnud, tehinguni ei jõuta, müüjal või omanikel soov ikkagi väljuda on endiselt olemas, teeme sinna struktureeritud protsessi peale ja on vähem kui aasta jooksul üldjuhul siis ikkagi ostjad leitud läbi selle oksjoni protsessi. Kas on veel selle struktuuri poolest midagi, mida võib-olla oleks mõistlik siin mainida? Ma võib-olla kommenteeriks juurde, et siin, mis puudutab kas lockbox või closing account, siis Raul mainis, et lockbox, et see Euroopas kindlasti, ma arvan, et on täna populaarsem lahendus, aga erinevates regioonides võib olla ka closing accounts ja completion accounts populaarsem, et see sõltub sellist turu eripärast, et nüüd USA-s on rohkem completion accounts populaarsem, et oleneb, kus investor tuleb, et seal võib olla erinevate ootustega, et aga need protsessid on plaanis. Üks aspekt, mida me ka täna siin väga ei katnud, aga tehingustruktuuri võib mõista ka, kui et kas müüakse osalust või müüakse varasid või näiteks investeeritakse ettevõttesse laenu näol, et kas seal on ka erinevaid variante, aga üldiselt kõige populaarsem on ikkagi osaluse müük, kas siis täielik või osaline müük. Sellised varade müük või muud lahendused on pigem sellised erijuhud ja siis juba mingil põhjusel ettevõtte olemusest tingitud. Ja üldjuhul on ikkagi... Vaatasin täpsustus ka vist või uus küsimus. Kui pikka hilisemat konkurentsipiirangut saab EU-s müügiostutehingutes rakendada? Karin, maksimumpiirangud on seal 2-3 aasta juures, aga see jällegi sõltub väga sellest konkurentsipiirangu eesmärgist ja kas on tõepoolest hästi põhjendatud, et just selles piirkonnas ja nendele isikutele konkurentsipiirangut rakendatakse. Aga seal on erinevused ka, et kas need piirangud on määratud ostumüügilepingus või aktsionäride lepingus, et kas oli aktsionäride lepingus see pikemalt? Väga suurt vahet ei ole, sest ütleme selles konkurentsipiirangu mõttes on ikkagi konkurentsi piiramise õigustatus piiratud igal juhul. Selge. Nii et küsime siin taas eetris ka järgmise veebi teel tulnud küsimus, et kuidas praktikas kujuneb välja pankrotis või pankrotistumas ettevõtte ostmine? On seal eeliseid või riske? Ilmselt Karin, taas kord sina.
pankrotistumas ettevõtte ostmine. Eelised või riskid, ma arvan, et siin on küsimus võib-olla hinnas, et kui selline maksejõuetuse olukord on ette teada, mida siis ostetakse, eks ole, kas ostetakse seda vara, teades, millised nõuded ja kohustused ettevõttes on ja kuidas siis nähakse ette, et tehingu lõpuleviimisel on võimalik seda pankroti vältida ja uute osanike poolt siis kapitali juurde kaasata tegevuse jätkamiseks. Ja see hinnastamine amploa poolest võibki ilmselt väga-väga lai olla, et kas me räägime lihtsalt piltlikult netovarade meetodist, mis hinnastab siis ettevõtte bilansis olevad varad kohustused turuväärtusesse ja sellest tekib ettevõtte hind või näeb see ostja ikkagi seal võimalust selle pealt pikemaaegset äri üles ehitada ja tekib sinna siis rahavoogude meetodil hindamine aluseks. Ja siis on muidugi küsimus, et kui palju on ostja valmis seda tema poolt loodavat potentsiaali hinnas kajastama. Ja kas see protsess erineb ka siis kuidagi pidi, et? Üldjuhul on sellise pankroti vara puhul selliseid suuri müügiprotsesse sinna taha üldjuhul ikkagi ei tekitata, et need potentsiaalsed ostukandidaadid võib-olla leitakse sellistel juhtudel rohkem sellist üks-ühele läbirääkimiste teel, et seal ei ole võib-olla majanduslikult mõistlik sellist täistuuridel müügiprotsessi taha panna. Ja see ostja vaates võib ka olla täiesti mõtet kaaluda hoopis selle vara ostmist pankrotimenetluses, täitemenetluses selleks, et vältida ettevõttega seotud muude kohustuste kaasatulemist koos varade omandamisega. Et ma arvan, et see on selline oluline kaalumiskoht ostja jaoks, et mida sealt täpselt omandada soovitakse, kas pankrotivara või siiski seda pankroti või maksejõuetuse ohus olevat ettevõtet tervikuna. No nii, hetkel rohkem küsimusi tulnud pole ja kell on ka kohe-kohe saamas 11, ehk siis meie planeeritud 2 tundi on täis saamas. Nii et omalt poolt täname kõiki osalejaid, täname, et kuulasite, loodame, et jaksasite tehniliste teemadega kaasas püsida ja sellega tõmbame omalt poolt otsad kokku, et näen, et siin küsimusi veel tuleks, aga nagu öeldud, et siis meie kontaktid on siin, saadame slaidid järgi, julgelt küsimustega võib ühendust võtta, et aitame kõikidel teemadel kaasa mõelda ja soovi korral ka siis protsessi korraldada. Nii et tänud meie poolt ja head päeva jätku!